hei teile kõigile, kes jõuate seda videot siia vaatama. Et täna hommikul oli nii tugev tunne, et ma teen selle teise video ära. Kuigi päev väga ei soosinud seda, et selline ülimalt emotsionaalne päev oli minu jaoks täna, aga ikkagi ma nägin selle koha, et see soovib täna tulla siia teie ette. Et kogu see protsess on olnud hästi huvitav, et olen tänulik kõikide teie eest, kes te kirjutasite mulle, kes te võtsite minuga ühendust, kes jagasid mingisuguseid enda kohti. Et sügav tänu, lihtsalt nii suur tänu selle eest, et te seda tegite. Ja kui paljud mulle kirjutasid, et see on õige asi, et neil on seda vaja. Seega ma täna olen selle koha peal, kus ma näen, et ma pean natuke seda asja laiendama ja seda nagu fookus rohkem kohale tooma, et see esimene video oli minu jaoks natuke selline hästi siia-sinna valguv, et mingi osa minust tahtis seda täiega ära korrigeerida, korda teha, kustutada, aga algusest peale olin ma enda jaoks öelnud, et tuleb üks video, seda ma ei muuda ja see tuleb täpselt sellisena üles, nagu see sellel hetkel tuli. Ja praeguse hetkega on siis täpselt samamoodi, et mulle ei meeldi, et meil on siin see tuul ja mingisugune müra on siin ümberringi, aga lihtsalt asjad praegusel hetkel nii on ja tuleb parim võimalikkus, mis tulla saab. Ühesõnaga, miks üldse see asi sündis või kus kohas see tuli, on see, et minu käest on juba väga pikki aastaid nagu küsitud ja naised on uurinud, et millal minuga saab mingitesse ruumidesse kokku sattuda ja et millal ma ise hakkan erinevaid üritusi tegema. Praeguseks hetkeks ma näen, et see ei ole see, mida mina tahan. Praeguseks hetkeks ma näen seda, et ma tahan lihtsalt liita naisi, ma tahan neid tuua ühte ruumi kokku ja kus nad saavad ise edasi kasvada. Kus me saame koos ennast ise tervendada, kus igal ühel on mingi väike pusletükk ja iga pusletükk lööb lõpuks kokku terviku. Ja ma näen nagu nii tugevalt seda, et kus ühisväljas on see metsik hirm naiste seas, kus nad teevad ennast väiksemaks, kus nad annavad endale pähe, kus nad ei usalda ennast, kus nad kritiseerivad, kus nad teevad kõike seda, mida tegelikult tegema ei peaks. Judinad tulevad kohe üle. See on see koht, kus ma näen praegusel hetkel, et valgustöötajatel on nii, kus neile on nii tugev rünnak selle keskkonna poolt, siis kust me oleme, kus me tunnemegi seda, et meil ei ole häält, meil ei ole võimet, meil ei ole oskusi, kus me tunneme, et me ei suuda panustada. Sest ma ise olen seda nii pikki aastaid tundnud. Aga nüüd ma näen, et see ei ole nii. Vaid mida rohkem me välja tuleme, seda laiemaks see ring kasvab ja seda rohkem mõju me praegusel hetkel ühiskonnas anname. Ja seda lihtsalt on vaja teha, seda ei saa enam edasi lükata. Ja me oleme tänasel hetkel kohas, kus me peame vaatama otsa kõigele sellele, kes me oleme. Kui on vaja, siis tuleb parandada haavu, kui on vaja, siis tuleb erinevatest kartustest, hirmudest, kõigest sellest läbi minna. Kui on vaja, siis tuleb lõpetada mingid suhteid, kui on vaja, siis tuleb vahetada töökohta. Lihtsalt on vaja hakata rahustama enda närvisüsteemi. Sest et see läbi me jõuame rohkem kohale iseendasse. Et kui meie ümber on kogu aeg see pidev müra,
praegusel hetkel on täiesti võimatu rääkida, sellepärast et see energia läheb nii üles kõik, mis sisse tuleb. See hirm on lihtsalt nii suur. Aga siis tuleb hingata ja minna sellest läbi. Siis tuleb natuke liikuda. Nii. Täna on lihtsalt see päev, kus kõik välised tegurid üritavad täiega mind kõrvale lükata sellest, mida mul on praegusel hetkel vaja teha. Nii, kõik on täiega hästi. Ma olen täiega hoitud. Nii. Need naiste kohtumised hakkavad esialgu toimuma Zoomi keskkonnas ja see on, põhjus on see, et nimelt ma ise hetkel ei ole Eestis. Ma ei tea, millal ma sinna tagasi tulen. Ja teine asi on see, et kõik naised, kes tahavad üle Eesti ükskõik kus kohast või nad võivad olla ükskõik kus teises maailma otsas, nad saavad sinna liituda. Meil hakkavad toimuma siis vestlusringid, kus kõik osalejad saavad ennast jagada. Ja see ei ole selline asi, kus on nii nimetatud õpetaja õpilase formaat. Et see on täiesti aegund, täiesti lõpus ei saa rääkida, see on uskumatu. Võtan jalatsid jalast ära. Nii, aga see ongi see minu elu, et praegusel hetkel ta nii hästi saate seda näha kõrvalt. Kuidas energia juhib kõike, mis toimub. Ühesõnaga, need ringid ei ole õpetaja õpilase formaat, et see on täiesti aegunud vana süsteem, see ei toimi. Kõik ringid on sellised, kus me oleme võrdsed. Lihtsalt antud hetkel olen mina see, kes loob selle ringi, kes paneb selle algse energia. Ja sealt edasi me kasvame kõik koos. Kui videopilt väriseb, siis see tähendab seda, et mu käsi väriseb. Sellepärast, et siin on nii tugev energia, mis tahab siit läbi tulla. Ühesõnaga, kohtumised on Zoomis. See tuleb jooksvalt. Mitu korda kuus need hakkavad olema. Esialgu ma näen seda, et see võiks olla 2 korda kuus, kuid on andnud ka märki 3 korda kuus. Aga eks seda ole näha. Ja see on see koht, et see naiste ring on see, mis see naiste ring on see koht, kus sa saad tulla päriselt olla see, kes oled, päriselt katki kukkuda, päriselt näidata oma haavu, päriselt olla nukker, päriselt olla kurb, nutta ja naerda, kõike, mida sul sellel hetkel on vaja. Päriselt jagada seda, mis on sinu südamel ja sinu hinges. Ja sa ei pea kartma seda, et keegi hakkab sulle märkusi tegema või sulle halvasti ütlema, sest et seal ei ole seda. Sellised naised ei tule sinna, nad ei jõua sinna sellesse kohta, see informatsioon ei jõua nendeni. Sinna jõuavad need naised, kellel on päriselt seda vaja. Seal on need naised, kes resoneeruvad minu energiaga. Tasakaalupanuse kohta on päris mitu inimest minu käest küsinud. Tasakaalupanusega on nüüd selline huvitav lugu, et sellisel kujul tasakaalupanus seal ei ole.
seal on vabatahtlik süsteem, kui sa päriselt tunned, et sa tahad midagi anda, sa saad seda teha, aga mitte mingit kohustust ei ole. Sa saad selles grupis viibida nii, et sa ei pea materiaalselt mitte midagi vastu andma. Ainukene asi, mida sa pead vastu andma, on sinu energia. On see, et sa kasvad seal, et sa oled seal. Et sa koged seda, et sa oled päriselt seal olemas, seal kohal, sellel hetkel. Selles hetkes oled seal kohal olemas. See on see, mida sa annad vastu selle eest. See on keskkond, kuhu me läheme ennast tervendama. See on keskkond, kus me leiame enda kõrvale hinge, kes käib seda sama teed. See on keskkond, kui me oleme nõrgad, siis meil on seljatagune, kes püüab meid kinni. Ja see seljatagune on see, kes juhatab meid edasi, kes aitab meid edasi. Me ei ole üksi. Meid on nii palju, kes on selles samas kohas, kes ei näe praegusel hetkel mitte mingisugust välja nagu pääsuvõimalust, kellel on elus nii palju kohti, mis on lihtsalt kokku jooksnud. Aga kui nad seda videot näevad, siis tegelikult nad juba teavad, et kuskil on midagi muud. Ühesõnaga, ma näen seda, et praegusel hetkel kõik videod lähevad üles YouTube'i keskkonda, minu videod. Ja kogu vestlus hakkab pihta Facebookis. Kõikidele liikmetele, kes tulevad ja tahavad sellest osa saada, siis võtke minuga ühendust ühe või teise kanali kaudu, aga kõige suurem informatsioon hakkab jooksma meil omavahel Facebooki grupis siis. Ja muidugi ma postitan edasi siis nii Instagrami kui ka Ingetari Facebooki lehele siis erinevat informatsiooni, millel on vaja jõuda kellegi juurde. Aga esialgu ma näengi seda, et ükskõik, kas praegusel hetkel on tulemas 5, 10 või 15 naist, siis see ring läheb jälle lahti järgmist nädalast. Järgmine nädal on meie esimene kokkusaamine. Ja siis vaatame, kuhu kohta see edasi jookseb. Väga tänulik kõikide teie eest, kes te satute siia videosse, kes näeb seda, keda kõnetab see. Ja kui sul on mingisugune kõhklus sees, siis kirjuta mulle. Ära lükka seda edasi, sest et see on see koht, et kui midagi meie ellu tuleb ja sa märkad seda, siis sa lased selle võimaluse käest. Siis järgmine kord võib-olla sa enam nii lihtsalt seda ei märka. Aga mine sa tea. Ühesõnaga, ma tunnen, et praeguseks hetkeks, kas on veel midagi, mis tahab siia tulla? Ja. Naised, kes sinna gruppi liituvad, neil ei pea olema mingisugust staadiumit või tasandit või nad ei pea olema jõudnud nagu kuhugi kohta, vaid sinna saavad tulla kõik, vahet pole, kas sa oled lugenud mõnda raamatut või sa ei ole või kas sa oled, kui palju sa oled videoid vaadanud või mitu energiatöö sessiooni sa endaga teinud oled või kas sa oled käinud vabastavas hingamises, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Tähtsus omab see, et sa tundsid midagi praegusel hetkel enda sees, mis ütles sulle, et okei, siin on midagi. Okei, kuhu ma pean minema? Okei, mida ma pean tegema? See on see koht. Et
enesearengu maailmas me oleme kõik võrdsed. Siin ei ole õpetajat ega õpilasi, vaid tähtis on lihtsalt see, kui palju sa suudad vastu võtta. Ja vastuvõtmine oleneb sellest, kui palju sa oled ennast tervendanud ja kui lahti on su süda. Ühesõnaga, nüüd on kõik juba 3. korda ühesõnaga, aga las ta olla. Eks me kõik õpime, nii ka mina. Ilusat õhtut, hommikut, lõunat või ööd, kus iganes ajahetkes sa praegusel hetkel oled.